tema juurde sai minna, kuigi tema juurde sai autoga minna, aga ta kunagi ei ütlenud, kuidas autoga pääseb. Ta ütles, et sa pead jätma auto sinna Saku juurde ja tulema läbi metsa seal mingi paar kilomeetrit, sest et mets mõjub sulle hästi. Ja kuna alles hiljem sain aru, et kurat, sinna pääseb autoga ka. Reaalselt kõik teised tulid autoga, aga mina pidin tulema läbi metsa, sest et ta ütles mulle esimesel kohtumisel, et sa oled nagu piltlikult öeldes selline eriline idioot nagu. Kõikidest idiootidest kõige erilisem. Enam-vähem jah, et ma oleks su koju kutsunud, aga saame Džingli hotellis kokku ja siis esimest korda saimegi Džingli hotellis kokku ja istusin seal selline nagu ettevõte oli just pankrotti minemas ja niimoodi Bemmi võtmed olid seal näpu otsas ja üks soovitas mulle lihtsalt, et kuule, et ma soovitan sul Ralfiga kokku saada, see oli veel juhtumisi meie investor, kellele me võlgu olime. Kes soovitas, jah? Jah. Siis ma küsisin, et kas ta oskab mulle nagu ärilist nõu anda või? Ta ütles, et ei, sa ei vaja ärilist nõu, et sul on vaja siin asjad korda saada. Võtsid seda kuidagi niimoodi, mis asja. Ja siis saimegi kokku ja